Nii, tere tulemast siis Tallinna majanduskooli nii-öelda uued potentsiaalsed õpilased, kes on siis huvitatud õppimaks kvaliteedi spetsialisti erialal. Enne kui räägime üldse sellest kvaliteedispetsialisti erialast, võib-olla paari sõnaga ka Tallinna majanduskoolist. Et pika ajalooga kool, oleme siis alustanud oma tegutsemist juba aastal 1906 ja selle aja jooksul on tõesti sellel koolil olnud väga palju erinevaid nimetusi, käesoleval hetkel siis Tallinna majanduskool. Ja läbi ajaloo on siis pakutud siin nii kutse kui ka kõrgharidust ja alates järgmisest aastast lisandub ka siis nii-öelda põhikooli järgne õpe, aga keskelt läbi on meil koolis kusagil 1800 õppijat ja ikka suurel hulgal vilistlasi ning oma 240 töötajat, kellest siis 200 õpetajat on siis õpetajatena meil koosseisus. Ning kuna õpilased tulevad meile õppima siis nii-öelda täiskasvanu eas, siis nad tegelikult enamasti on juba tegevad töötamaks mingites konkreetsetes ettevõtetes ja tavaliselt õpilased siis ka oma praktikaid, mis koolis on õppekava seest läbimisel ette nähtud, sooritavad nad praktikat siis enda töökohtadel ja sellest tulenevalt ka selline praktikakohtade või partnerite arv. Ning meil on koolis 16 siis erinevat taseme õppekava ja on olemas ka erinevaid tasulisi täiendkoolitusi, on olemas ka täiendkoolitusi, mis on toetatud Euroopa Sotsiaalabifondi poolt ja oleme hästi seotud ka siis nii-öelda töömaailmaga, kuna kõik need õppekavad, mida me siin koolis õpetame, vahet siis ei ole, kas ta on tasemeõppekava või on ta täiendkoolitused, on nad siis tegelikult välja töötatud koostöös siis töömaailma esindajatega ja väga täpne juba informatsioon meie kooli ja tegutsemiste kohta on siis meie enda kooli kodulehekülje peal. Aga kuna täna me siin peaasjalikult räägime juttu vastuvõtust sel õppeaastal, siis nagu te näete, siin on slaidi nurgas üks QR-kood ja kui te selle siis endale kusagile läbi nutiseadme sisse skännite, siis teil on võimalik otse liikuda siis juba Tallinna majanduskooli vastuvõtu eeskirjale. Ning käesoleval hetkel siis Tallinna majanduskool on Eesti suurim kutsekool, kus on siis võimalik õppida 5. taseme siis kutseõpet. Eelduseks, et 5. tasemel õppima saada, peab olema vähemalt siis keskharidus, oskama siis eesti keelt ja inglise keele oskus vähemalt siis tasemel A2. Ja nii nagu eelpool sai ka mainitud, on meil väga tihe koostöö töömaailmaga, siis sellest tulenevalt ka meie poolt pakutav kutseharidus on tööturu vajadustega hästi tihedalt arvestav. Kooli õppijatest sai juba räägitud ja kui vast veel lisada, siis nii palju, et vilistlaste erialane tööhõive on seal 90% ulatuses ja õpetajad, kes meil siis kooli erinevatel õppekavadel kaasatud on siis kõik nii-öelda nagu enda eriala valdkonna spetsialistid, nad tulevad tööturult ja sellest tulenevalt ka need nii teoreetilised kui praktilised oskused on hästi seotud sellega, mida tööturg käesoleval hetkel ka vajab. Siin näitlikustamiseks siis see, et peale ärindusõppetooli, kus siis mina olen tegev, on ka olemas veel 2 õppetooli, siis administratiivtöö õppetool ja turunduse õppetool ning siin on siis näha
milliseid õppekavasid, milliseid erialasid on võimalik siis Tallinna Majanduskoolis õppida. Ning nii juba siis täpsemalt väikeettevõtja õppekavast. Väikeettevõtja siis tase 5 õppekava tugineb siis kutsestandardile ning vastavalt siis sellele kutsestandardile on siis välja töötatud nii õppekava kui sellele siis järgnevalt rakenduskava, et kutsestandard on leitav Kutsekoja kodulehelt ja siis vastav õppekava kui ka rakenduskava Tallinna Majanduskooli koduleheküljelt. Et kindlasti enne kandideerimist soovitan nende dokumentidega tutvuda, kus te saate siis väga põhjaliku ülevaate sellest, et mis teid siin 2 õppeaasta jooksul, pooleteist õppeaasta jooksul tuleb siis läbida. Aga siinkohal väike siis nii-öelda kirjeldus sellest, et milliseid oskusi ja teadmisi see õppekava siis õpilasele annab, on see, et lõppkokkuvõttes teil on arusaam ja oskused sellest, et kuidas käivitada ühte ettevõtet, kuidas teda arendada ja vahet siis ei ole, et millises valdkonnas te seda teete, olgu ta siis teenindus või tootmisvaldkond ja kindlasti teil on arusaam sellest, et kuidas tulla toime riskidega, kuidas kasutada ära erinevaid äritegevuse võimalusi, kuidas oma teenuseid ja tooteid paremini müüa ja turustada ja turundada ning oskate hinnata ka enda ettevõtte majandusseisu ja oskate oma siis ettevõtte tegevust korraldada ja juhtida ning samuti kujunevad teil teadmised ja oskused sellest, et kuidas efektiivsemalt just nii-öelda kliendi ootuste ja vajadustega nagu hakkama saada ja kuidas korraldada oma ettevõtte kommunikatsioonitehnoloogiaid, vahet ei ole, ütleme, kus näiteks sotsiaalmeedias, kuidas siis endast nagu teada anda tarbijatele ja klientidele ning samuti on teil ülevaade sellest, kuidas erinevate õigusaktidega ja mis teie igapäevast tegevust mõjutavad, kuidas nendega hakkama saada ning samas annab ka ülevaate sellest, et millisel moel ennast siis nagu arendada ka selles elukestva õppe raamistikus. Nii nagu mainisin, on siis õppetegevus planeeritud pooleteisele aastale ja selle õpingute siis perioodi jooksul läbite te nii põhiõpingut kui ka siis valikõpingut kui ka siis ka praktika. Ja siin on nagu üsna detailselt ära toodud see, et mida te siis moodulite kaupa pooleteise aasta jooksul nagu läbite, alates siis õpitee ja töö muutuvas siis keskkonnas moodulist, mis on nagu kohustuslik kõikides kutseõppeasutuste õppekavades ning juba seejärel põhimoodulid alates siis äritegevuse kavandamisest kuni siis arendamiseni ning teadmised siis juhtimise ja majandusarvestuse valdkonnas. Ning õppetegevus toimub siis sessioonõppes ja valdavalt on ta siis kontaktõppe vormis ja õpetajal on siis võimalik kasutada ka kontakttunde sellisel moel, et ta on läbi viidud e-õppe formaadis või siis veebis, et see juba sõltub nii-öelda õpetaja poolt kehtestatud sellest struktuurist, kuidas ta siis mingit teemat õpilastega käsitleda soovib. Nii nagu mainitud sai, on oluline osa õppetegevuses ka siis praktika ja praktikat sooritatakse siis nii esimesel kui ka siis teisel kursusel
esimesel kursusel siis kevadest kuni sinna augustini välja võib sellega toimetada ning teise kursuse praktika algab juba pihta 2026 aasta septembrist ja kestab kuni siis detsembrini. Ja alati tuleb silmas pidada seda, et selleks, et pääseda ühelt praktikalt teisele, peab ikkagi esimene praktika olema sooritatud ja praktika koht tuleb siis õpilasel nagu endal leida. Aga kuna tavaliselt ju õpilased, kes meile tulevad, kas nad on juba ettevõtjad, saavad teha seda enda ettevõttes, seda praktikat või siis kusagil töötavad mingis ettevõttes, et siis teha praktika sooritamine toimub tavaliselt nendel nii-öelda enda töökohtadel. Et kuidas siis Tallinna Majanduskooli sisse astuda saab, selleks kõigepealt tuleb täita õppeinfosüsteemis SAIS ära avaldus perioodil siis esitada 19.05 kuni 20.07. Silmas tuleb pidada vast ka seda, et võimalik on kandideerida 2 tasemeõppe õppekavale korraga. Vajalik on keskharidus selleks, et tulla 5. tasemel õppima ja kui keegi soovib tulla ka õppima jätkuõppesse, siis jätkuõppes on vajalik siis eelnev 5. taseme õppe olemasolu, nende kompetentside olemasolu või siis vastavad tööalased kompetentsid ja vajalik on esitada siis kas siis 5. taseme esmaõppe lõputunnistus või siis portfoolio kompetentside kohta, mis annavad teile ka võimaluse töökogemuse põhjal siis kooli sisse astuda. Aga see kehtib siis nii-öelda jätkuõppe puhul, et väikeettevõtja õppekava on kutseõppe 5. taseme esmaõpe ja siin on teil vaja nii-öelda keskhariduse olemasolu. Ja selleks, et kooli nii-öelda kandideerida, siis te peate sooritama vastuvõtutesti, mis siis toimub ajavahemikul 28 kuni 31 juuni. Ja see on siis valikvastustega test, mille siis tulemuste alusel siis moodustub selline kandidaatide pingerida, kes siis vastavalt siis vastuvõtu arvule ka siis nii-öelda kooli poolt vastu võetakse. Ja vastuvõtutesti sooritamine toimub siis koolis koha peal ette nähtud aegadel ja kui see on piisav selleks, et olla vastu võetud, siis kindlasti loomulikult ootame teid kooli õppima. Järgnevalt siis veel vastuvõtust tasemeõppe õppekavadele, hariduslikest tingimustest me juba rääkisime, kuid järgnevalt siis peatun mõnedel nii-öelda piiravatel tingimustel, mis ei võimalda näiteks tasuta õpet, siis esiteks on selleks see, kui te olete juba mõnda kutseõppeasutusse sisse saanud või kui te olete immatrikuleeritud näiteks tasuta kõrgharidusse, siis ei ole võimalik tulla meile õppima või kui te olete kunagi õppinud näiteks kõrgkoolis ja selles kõrghariduse omandamisest on teil möödas vähem kui 10 aastat, siis 5. tasemel ei ole võimalik tasuta siis sellisel juhul õppida või kui te olete 5 aasta jooksul või siis väiksema ajavahemiku jooksul lõpetanud tasuta kas siis kõrghariduse või siis sama nii-öelda taseme õppeasutuse, näiteks 5. tase, siis sellisel juhul ka tasuta õppimise võimalust ei ole. Ning viimaseks selliseks piiravaks teguriks on see, et kui te ei ole just olnud väga hoolas õppija ja te olete näiteks 2 korral katkestanud õppimise kutseõppeasutustes, siis ja sellest on möödas vähem kui 5 aastat, siis ka tasuta õppesse tulla ei ole võimalik, et siis peab tulema, kui see soov nii suur on, siis tuleb selle eest tasuda.
aga jällegi soovitan teil täpsema info saamiseks tutvuda kindlasti Tallinna Majanduskooli kodulehel oleva siis vastuvõtu eeskirjaga, millest oli ka juba eelpool juttu. Ning järgneval lehel siis on ära toodud erinevad sotsiaalmeediakontod, kus siis Tallinna Majanduskooli informatsiooni hankida on võimalik ning suur tänu teile kuulamast ja kohtumiseni siis juba Tallinna Majanduskoolis vastuvõtu testidel ja siis juba õpingutel. Aitäh teile!